Tervitus, Martin! Lubasin sulle teha videopakkumise ja siin siis ongi minu videopöördumine sulle, videopakkumine, mille sisu, kui kokku võtta, sisu on lihtne. Mul on sulle pakkumine, kus me saaksime hakata koostööd tegema selleks, et siis kõvasti Cloud Horizoni möllu panna. Ja minu lähenemine asjale on võib-olla natuke teistsugune, kui sa ootad, aga selle video lõpus on siis täpsemalt see, mis pakkumine mul sulle on. Aga esmalt, kui me pakkumise juurde jõuame, vaatame lähemalt, kuidas mu visioon on, milline mu visioon on, kuidas ma asja näen. Nii et lähme korraks PowerPointi ja vaatame korraks üle, mis plaanid mul on. Nii, tervitus, Martin! Otsustasin teha sulle sellise videopöördumise, videopakkumise, nii nagu lubatud, ja siin ta siis on. Miks ma selle pakkumise sulle teen, on see, et olen seda projekti nüüd lähemalt uurinud, videosid vaadanud, mis sa oled saatnud, ja lõpu sellise veendumuse või kinnituse tõi see, et sa ikkagi ise ütlesid, et sa oled igal pool seal käinud, kõikidega kohtunud, näinud ja tõepoolest on asi õige teema. Ja lähtuvalt sellest, et sa oled veendunud, et see õige teema on, sooviks ma teha sulle koostööpakkumise. Ja siin me vaatamegi siis selle video käigus üle selle, mis pakkumine mul sulle on, kuidas ma seda asja näen ja mida siis teha võiks. Ja hakkame siis vaikselt vaatama. No enne kui me konkreetsemalt juba pakkumise juurde jõuame, siis luba ma kiirelt selgitan seda, et kuidas mina näen seda, et kuidas üles panna siis võrkturundusest lähtuv turundusplaan või üldine turunduspilt. Seda võib ka nimetada kliendi teekonnaks või siis inglise keeles customer value journey, aga nagu me juba siit slaidilt ka näeme, on iga turunduse detail, iga turunduse osa omavahel seotud ja loogiliselt paigas. Ehk siis, kui me teeme turundust ja leiame kliente, sinu puhul siis klient ja võrkturundusprojekti, siis peab olema paika pandud protsess, mis koosneb siis 8 detailist ja esimene detail on see, et tuleb panna paika mingisugune tegevus, mis teeks neid inimesi, kes siis mitte midagi sinust ega projektist ei tea, teeks need inimesed sellest projektist teadlikuks. Ja teadlikkus on ebaefektiivne siis, kui see teadlikkuseks tegemine ei pane inimest kuidagimoodi ka tegutsema. No me teame, et tehakse palju igasuguseid reklaame, nii sotsiaalmeedias kui ka mujal, mis siis lihtsalt räägivad ja näitavad logo ja ütlevad, kui ägedad me oleme. Ei, et selline reklaam küll loomulikult seda võib teha ja teadlikkust ta ka tõstab, aga ta ei ole efektiivne, kui see reklaam ei pane inimest kuidagimoodi tegutsema. Ehk siis see engagement. Ja tegutsemise tagajärg on kindlasti see, et see inimene, kes näeb reklaami, hakkab kuidagimoodi tegutsema. See inimene on ju kuidagi asjast huvitatud ja me peame selle inimese endaga siduma. Ehk siis me peame inimese nii-öelda siis subscribe ima selliselt, et ta jääks meie külge, sest miski ju tekitas temas huvi, järelikult on ka meie potentsiaalne klient. Järgmine loogiline samm on see, et pärast sidumist toimub siis tootemüük, meie puhul siis räägime võrkturunduspaketist ja kindlasti on müük seotud teadlikkuse loomisega, tegutsemisega, sidumisega selliselt, et ta moodustab ühtse teekonna ja sellise sujuva protsessi. Pärast seda, kui me oleme teinud müügi, tuleks kindlasti jälgida seda, et me ajame inimesega kuidagi elevusse. Ehk siis loome selle excitement'i. No näiteks, inimene, kes ostab paketi, ei ole selline inimene, kes nüüd jäetakse kuidagimoodi unarusse. Kindlasti tuleb teha nii, et tal tekiks elevus. No näiteks, ostab paketi ja me koostame talle personaalse videopöördumise, kus me täname meeskonda jõudmise eest, täname selle panuse eest, teeme sellise personaalse asja, mis tegelikult meile midagi ei maksa. Kuid inimene on kindlasti vaja ajada elevusse, mängida tema loomulike vajaduste peale kuhugi kuuluda, midagi teha, midagi korda saata ning pärast elevusse ajamist tuleb kindlasti teha
kliendiväärtuse tõstmine ehk siis ascension. No meie puhul on see, et kui ta ostab näiteks tonnise paketi, 2 tonnise paketi, et tekitada temas elevus selleks, et teha talle juurdemüük ehk siis väärtuse tõstmine, mõni suurem pakett näiteks. Pärast seda, kui inimene on elevuses ja ostnud suurema paketi, tuleks vaadata, et ta oleks ka selle projekti kaitsja või siis advocate. Ettevõtted on lahendanud selle selliselt, et on videod, kus siis räägivad kliendid sellest ettevõttest. Ja kuna meil on tegemist võrkturundusprojektiga, siis kindlasti tuleks paika panna ka selline turundus, mis paneks siis neid inimesi, keda me oleme leidnud, kellele müügi teinud, kelle me oleme elevusse ajanud, kellele juurdemüügi teinud. Need inimesed tuleb teha ka promojateks, ehk siis tuleb paika panna süsteem, kus inimesed hakkaksid ka seda projekti promoma, eks ju. Loomulikult on võimalik seda lahendada selliselt, et sa leiad lihtsalt inimesed, kes on juba selles valdkonnas nii-öelda tegusid teinud, omavad kogemusi, kuid kõik ei ole ju sellised, et tuleb paika panna ka süsteem, kus ka mitte nii iseseisev inimene omaks piisavat tuge selleks, et ka ise alustada. Sest kui me tahame luua ikkagi ülemaailmset ja mastaapset asja, siis ei piisa ainult sellest, et me ainult keskendume võrkturunduskogemust omavate inimeste peale. Loomulikult on see hästi oluline ja ka esimeses etapis ja kindlasti me seda ka teeme, kuid kindlasti peab üles seadma ka süsteemi, kus me toetame ka neid samu kogemusi omavaid võrkturundajaid sellega, et meil on süsteem neile pakkuda, mis aitaks neil seda ettevõtet promoda. Nüüd, kui edasi minna, siis me näeme, et alustada tuleks ikkagi esimesest 4 pusle detailist, teadlikkuse loomisest, tegutsemisest, sidumisest ja müügist, ja neid esimest 4 detaili siis me lahendame müügitunneliga. Müügitunneliga, kus siis ülevalt kukuvad sisse inimesed ja alt kukuvad siis välja meie kliendid või siis paketiostjad siis. Ja vaataks võib-olla üle, mida me siis alguses tegema hakkaksime. Esimene müügitunneli võimalus on siin. Loomulikult neid on palju, kuid lihtsalt selleks, et näide tuua ja demonstreerida seda, mida me alguses tegema hakkaksime, ma toon siia ühe võimaliku versiooni välja. Oletame, et Instagram Stories tuleb reklaam, kus näiteks Martin või siis mina ütleme siis järgmist. Et meil on pakkuda sulle töökoht, kus sa saad muuta maailma, kus sa saad kaasa aidata plastiku puhastamisele ning seejuures ka teenida tulu. Kõik selleks, et ta liiguks sellest Instagrami reklaamist edasi. Ehk siis me loome teadlikkuse ja paneme ta kuidagi ka tegutsema. Kui ta swipe'ib alt ülesse, jõuab ta järgmisele lehele, kus on siis juba eeltäidetud tema email ja tema nimi ja piisab tal vajutada ainult ühele punktile, ühele sellele nupule, mis seal on, ja sealt ta juba siis liigub edasi. Nüüd me jõuame siia sidumise juurde ja meil on võimalik siis siduda inimene kas Facebook Messengeri abil, võib-olla email listi abil, aga võib-olla me seame üles ka kõnekeskuse selliselt, et kohe, kui inimene oma andmed saadab, tuleb talle kõne. Ma olen erinevates tunnelites, nii-öelda tunnelites siis ringi jalutanud, mis on rahvusvaheliselt üles seatud ja mulle on ka helistatud ja sellise kõnekeskuse annab tegelikult üsna soodsalt üles seada. Piisab sellest, et me anname inimestele vajalikud skriptid ja kohe siis helistame neile, kohe kui nad oma andmed saadavad. Aga seda kõike täpselt juba näitab testimine, et mida me siis täpselt teeme ja mis siis kõige paremini töötab. Loomulikult me soovime võimalikult suurt automatiseeritust ja vähe kulusid. Kuid kuidas see täpselt välja hakkab nägema, seda me peame proovima. Ja selle tunneli eesmärk on siis saada inimene siis skripti kaudu webinarile, mis siis toimub Zoomis või Skype'is, vaatame, kus kõige parem on, tõenäoliselt Zoomis. Aga siin me näeme siis esimest sellist väikest tunnelit, mida annab siis kiirelt üles seada. Juba esimesel nädalal saame tegelikult sellega startida. Kuid see ei ole ainuke võimalus, et tunneli versioone ehk siis seda, kuidas on võimalik lahendada esimest 4 pusletükki, teadlikkust, tegutsemist, sidumist ja müüki. Neid variante on ju lõputult ja
üks võimalik tunneli versioon on ka siin. Näiteks Facebookis tuleb reklaam, kus mina või sina ütleme seda, et järgne oma kutsele aidata puhastada planeeti. Ehk siis lähme kõnetame neid, kes tunnevad, et nende calling on see, et puhastada planeet siis plastikust. Ja selleks, et selle kohta rohkem infot saada, tuleb liikuda maandumislehele, seal on meil üles seatud juba video, mis siis tutvustab seda projekti, aga veel kohe pakettidest mitte midagi ei räägi, et tutvustab seda video, loob seda elevust, kõnetab ja käivitab inimeses seda tema kutset või callingut või siis tema nii-öelda missiooni siin maa peal, eks ju. Tuleb minna mõnikord ka filosoofiliseks, sest et inimesed on väga palju juba tänapäeval spirituaalsusega tegelenud ja ma arvan, see on nupp, mille peale tasub vajutada küll. Ja selle maandumislehe eesmärk on siis saada inimene kas läbi e-maili siis jällegi webinarile, kus on siis live webinar. Ja loomulikult webinari on ennast ka võimalik videoga automatiseerida, aga kohe sellest muidugi alustada ei saa, kõigepealt tuleb teha natukene ise. Ja loomulikult te seda juba ka teete, lihtsalt minu pakkumine on see, et ma tulen ja panen sinna juurde detailid, mis toovad inimesi sinna webinarile selliselt, et mitte enam niimoodi, et sõber räägib sõbrale, tule vaata, kuula, vaid ikkagi natuke tööstuslikum ja sellisem internetilikum meetod. Kuid pärast seda, kui inimene on tulnud siis siia webinarile, pärast seda hakkab saama ta ka siis nii-öelda suunamist sellele, et ta läheks Cloud Horizoni mõnele ressursile või siis mõnele meie üles seatud ressursile, mis talle rohkem selgust annab, selleks, et ta saaks siis osta paketi. Kuid võib-olla ta sealt webinarit läheb kiirelt ära, võib-olla ta ei jõuagi webinarile, vaatamata sellele hakkab ta saama ka e-maile, mis on siis kõik võimendatud videodega, mis tutvustavad siis inimest ja projekti, panevad selle potentsiaalse kliendi siis seda asja, et see hakkaks talle meeldima, et hakkaks asja usaldama. Challenge ehk siis 4. see plokk, nagu sa näed, tegeleb tema hirmudega ja 5. on siis konverteerib teda kliendiks või siis paketi ostjaks. Siin slaidil me näeme veel ühte võimalikku versiooni sellest, kuidas üles seada tunnel, mis saab alguse siis sotsiaalmeediast ning mille eesmärk on luua teadlikkust, panna tegutsema, siduda ta endaga ning pärast teha ka müük. Ja minu koostööpakkumine ongi siis sulle see, et üles seada selline täispilt turundus, täispilt kliendi teekond. Ehk siis minu pakkumine sulle ongi see, et ma tulen Taisse ja hakkame tunneleid tegema. Tunneleid, mis siis saavad alguse Instagramist, Facebookist, YouTube'ist. Ja tunnelite nii-öelda need otsad saame ju suunata ükskõik mis riiki. Ja selle jaoks siis filmime ja loome vajalikud videod ja liigume siis kohe alguses väga hoogsalt võimalikult suure automatiseerituse suunas. Ehk siis me tahame ju ikkagi lõppeesmärgina näha seda, et ainuke asi, mida me teeme, on see, et jälgime reklaame ja seda, kuidas inimesed tulevad ja kliendiks hakkavad. Ja selgitame siis välja võimalikult efektiivse sponsoreerimise tunneli. Et siin ma tahaks rõhutada seda, et kuna meil on tegemist võrkturundusega, siis meil on natukene keerulisem seda asja üles seada kui tavalisel ettevõttel, kes siis lihtsalt mingeid asju müüb. Meil on asi seotud väga palju ka usaldusega inimeselt inimesele. Ehk siis võrkturunduse üks võti on see, et üks inimene usaldab teist ja selleks on vaja üles seada sponsoreerimise tunnel, mis siis kasvatab seda usaldust, kasvatab seda teadlikkust, kasvatab seda excitementi ja elevust. Ning meie eesmärk hakkaks olema siis see, et me selgitamegi siis välja efektiivse sponsoreerimise tunneli. Ja nagu öeldud, saab reklaamidega sihtida ükskõik mis maailma riiki. Et sealt samast Taist tegelikult me võime võtta ette ükskõik mis riigi, mis me soovime. Välja arvatud riigid, kus ei ole sotsiaalmeediat. Ja minu koostööpakkumine on see, et esimene koostööperiood oleks siis 2 kuud.
ja kui kõik need 5 punkti kokku võtta, siis meie eesmärk on kasvatada Marteni struktuuri. Teha kõik selleks, et kasutades siis internetti, kasutades sotsiaalmeediat, kasutades webinare, kasutades videosid, kõike seda, on meie eesmärk see, et me kasvatame siis 2 kuud Marteni struktuuri. Et minu koostööpakkumine siis esimeses etapis ei olegi see, et ma tulen ja hakkan endale struktuuri seal ehitama, et minu koostööpakkumine on see, et ma tulen ja osutan sulle 2 kuud siis turundusteenust. Ja kui rääkida rahast, siis esimeseks 2 kuuks on minu pakkumine see, et kui sa Martin asjaga nõus oled, siis 2200 eurot kuus, see on siis esimesed 2 kuud. Ja ma tulen ja annan endast parimat, tulen sinna kohale ja hakkame möllu panema. Ja kõik, mida ma tean, kõik panen lauale ja meie eesmärk on kasvatada siis Marteni struktuuri. Nüüd, kas on võimalik, et sa jääd nüüd miinusesse kuidagi selle investeeringuga? Ei, see võimalik ei ole. Kindlasti jääd sa selle investeeringuga plussi. Noh, see on muidugi võimatu, et need minu kombinatsioonid tööle ei hakka. Kuid ikkagi, kui natukene eksploorida seda võimalust, et võib-olla mitte midagi ei tööta, siis ma ütlen sulle ja annan sulle isikliku garantii, et ma kasvõigi leian sulle niisama need inimesed sinna selleks, et sa igal juhul selle 4400 euro kohta siis plussi jääksid. Et esimene selline koostöö pakkumine ongi siis 2-kuuline koostöö, kus me teeme selliselt, et sinu struktuur kasvaks ja kindlasti, minu filosoofia ükskõik kellega koostööd tehes on see, et esimene etapp on alati klient plussi teha ning pärast juba siis loomulikult seda plussi ka kasvatada. Ja nagu öeldud, siis selle plussi saavutan ma iga hinnaga. Kui nüüd see 2 kuud läbi on, siis kuhu edasi? Nagu me enne vaatasime, siis tegelikult need asjad, mis me siin paika paneme, need asjad lõppevad sellega, et on viimane pusletükk ja selleks on see, et teha ka inimestest promojad või luua oluline ja toetav süsteem selleks, et inimesed, kes ostavad paketi ja suurendavad oma paketi, kindlasti hakkaks ka seda projekti ise edasi promoma. Ja kuna meil on tegemist võrkturundusega, siis me peame üles seadma vajaliku automaatse süsteemi selleks, et inimesel oleks süsteem, mis annaks talle kõik vastused. Esiteks vastused selle kohta, millest koosneb projekt, mis on projekti iseloom, kuidas töötab turundusplaan, kuid mitte ainult. Meil on oluline üles seada ka süsteem, kus inimene saaks vastused küsimustele, et kuidas ennast motiveerida, kuidas kohtumisi läbi viia, kuidas võib-olla internetis teha õigeid liigutusi selleks, et ise ka oma seda struktuuri kasvatada. Miks mitte me võime ka üles seada süsteemi, kus ma teen videoturunduskoolituse selle kohta, kuidas ise võib-olla Instagrami mõni selline tunnel üles seada. Et esimesed 2 kuud me ehitame üles tunneleid ja paneme paika süsteemi, kuidas struktuuri kasvatada, kuid väga oluline detail, mis on vaja üles seada, on ka see, et me loome tugisüsteemi inimestele, kes ise tahavad ka promoda asja. Ja selle jaoks on vaja eraldi keskkond luua, eraldi nii-öelda siis kodukas, kuhu inimene läheb, logib sisse, tal on seal samm-sammu haaval, et ma olen natukene uurinud neid. Osadel projektidel on selline süsteem olemas, et meie peaksime ka sellise süsteemi üles seadma. Mingil määral on Cloud Horizon kindlasti ka sellist infot andnud, kuid ma räägin sellisest efektiivsest samm-sammu haavalisest võrkturundus tugisüsteemist. Ja seda me saame siis juba hakata vaatama edasi pärast seda, kui see esimesed 2 kuud läbi on. Nüüd, mis selle 2 kuu jooksul toimub? Loomulikult asjad arenevad väga kiiresti ja võib juhtuda see, et võib-olla ma hakkan ise selle 2 kuu jooksul projekti niivõrd kõvasti uskuma, et ma ise võtan asja üle ja hakkan endale seal struktuure panema.
Võib-olla soovid sa lihtsalt koostööd jätkata, soovid seda turundusteenust mult edasi osta. Kindel on see, et oma 4400-ga jääd sa plussi ja kindel on see, et me saame siis tulevikuplaane teha pärast seda, kui see 2 kuud läbi on. Sest et 2 kuud muudab väga palju, olukorrad muutuvad, kuid selleks 2 kuuks ma pakun sulle kokkulepet, pakun sulle koostööd. Ja kui nüüd sa selle koostööga nõus oled, siis sõidan välja kohe, kui sa mulle 2200 eurot üle kannad. Ehk siis sa pead võib-olla natukene mulle vastu tulema, et ma saan aru, et võib-olla see on natuke palju palutud, et sa 2200 niimoodi ette maksaks, aga siis ma saan rahulikult siin Eestis asjad ära lõpetada, saan otsad kokku tõmmata, saan lennukipileti osta ja saan kohale jõudes ka siis nii-öelda siis elada selleks, et siis tööd teha. Ja kui sa asjaga nõus oled, siis kirjutame, räägime, teeme kuidagi niimoodi, et see 2200 eurot jõuaks minuni selleks, et ma saaksin siin asjad kokku tõmmata, lennuki peale tulla, Taisse tulla ja sinuga koos möllu panna. Nii et anna mulle teada, mis sa sellest asjast arvad. Nüüd, mis puudutab seda rahalist poolt ja seda, et sa peaksid siis tegema ettemaksu, siis jah, ma mõistan seda, et see on kindlasti vastutulek ja vajab natuke nagu usaldust, aga minu mehe garantii sulle on see, et oma rahaga sa miinusesse ei jää, kindlasti jääd plussi ning isegi kui läbi mingisuguse ime ja katastroofi mu digiturundusvõtted ei tööta, siis ma leian, et inimesed sulle traditsiooniliste meetoditega, nii et kindlasti miinusesse sa ei jää. Aga usun, et kindlasti jääme väga kõvasse plussi. Nüüd, mis üleüldse minu pikaajalisem strateegia on? Et see pakkumine on küll 2 kuuks, aga mis on minu pikaajalisem strateegia? Minu pikaajalisem strateegia on jääda Aasiasse ja kinnitada seal korralikult kand, sest et olen seal käinud, olen ka tagasi tulnud ja minus on kindel veendumus ja plaan minna ning ikkagi sinna piirkonda, Singapur, Tai ja need kohad sinna piirkonda ka jääda. Nii et kindlasti, kui need 2 kuud läbi saavad, siis kindlasti sooviksin ka sinna edasi jääda. Aga sellest juba siis, kui need 2 kuud läbi on. Nii et anna mulle teada, mis sa sellest pakkumisest arvad ja mine tea, võib-olla paneme koos möllu.